Tere austatud Narva-Jõesuu linna elanikud. Täna on meil 12. mai ja tänase päeva seisuga kestab eriolukord riigis meil peaaegu 2 kuud. Aga peab tõdema, et nende 2 kuu jooksul ei olnud meil siiamaani siin linnas ühtegi nakatunud ja ei olnud meil siin linnas ühtegi positiivset koroonaviirusega inimest, mis tähendab seda, et me oleme kõik tublid ja siiamaani oleme selle kriisiga ilusti hakkama saanud. Tuleme aga igapäevaste teemade juurde nüüd tagasi ja tänases videopöördumises ma tahtsin lühidalt rääkida nendest tegevustest, mis me oleme teinud ja millega me tegeleme praegu. Alustame võib-olla hariduse valdkonnast, et ma tahan infot jagada, et alates 4. maist on taas avatud kõik meie linnas asuvad lasteaed, see on siis Narva-Jõesuu lasteaed Karikakar ja Vaivara lasteaed, mis asub Sinimäel ja Olginas. Täituvus on tänase päeva seisuga circa 2/3 laste üldarvust ja täituvuse protsent selles mõttes tõuseb päevast päeva. Nii et kõik olete teretulnud tagasi lasteaeda. Mõlemas lasteaias me rakendame kõik ohutusmeetmed, kõik kaitse- ja desovahendid on meil olemas ja tagavaruks on meil võetud terveks kuuks, nii et sellega on arvestatud. Rääkides tähendavad ka kooli õppeprotsessi taastamisest, eeldatavasti alates järgmisest nädalast on õppimisprotsess mõlemas koolis meil osaliselt tagatud kõigepealt nende õpilaste jaoks, kellel on kooli eksamid ees või kellel on vahepeal tekkinud mõned võlad. Ja tänase päeva seisuga on meil info, et Sinimäe kooli tuleb tagasi kuni 12 last ja Narva-Jõesuu põhikooli tuleb tagasi kuni 25 last ja õppeprotsess hakkab käima siis niimoodi, et igas klassis on 3-6 last, sõltumata sellest, mis klassis iga konkreetne õpilane õpib. Kooli toitlustamine, eelmises pöördumises me oleme sellest üsna põhjalikult rääkinud ja kooli toitlustamisega on niimoodi, et see saab olema tagatud kuni õppeaasta lõpuni, nii nagu me lubasime veel märtsikuu lõpus. Ja kui täiendavalt veel rääkida lasteaia kohatasu vabastamisest, siis see saab olema kehtiv kuni maikuu lõpuni. Ja vahepeal oleme teinud ka mõned muudatused mõlema lasteaia tööprotsessi korraldamises. Esialgu oli planeeritud, et mõlemad lasteaed või mõlema lasteaia kollektiivid lähevad siis kollektiivpuhkusele juulikuu alguses. Tänase päeva seisuga on linnavalitsuse poolt tehtud otsus, et me ei lähe kollektiivpuhkusele, kuna seoses eriolukorraga mõlemad lasteaed meil ei töötanud 1,5 kuud. Täiendavalt soovin jagada infot, mis on seotud linna üritustega. Eelmisel ja sel nädalal oli selle kohta info ka erinevates meediaallikates. Linnaüritustest rääkides võin nii palju öelda, et need linnaüritused, mis pidid toimuma meil mai ja juunikuu jooksul, need jäävad ära. Kõik ülejäänud linnaüritused, mis pidid toimuma meil juulis või augustis, me hakkame jooksvalt vaatama, mis otsused teeb riik ja sellele tuginedes me hakkame juba siin kohapeal mõtlema, kuidas me viime need üritused läbi ja kas üldse hakkame neid läbi viima või mitte, et selgub juba lähitulevikus. Huviringidega on täpselt samamoodi, et praegu meil veel puudub täpne info selle kohta, konkreetsemad otsused me hakkame langetama alles juunikuu alguses ja tänase päeva seisuga on kindel info, et järgmise nädala alguses taas avaneb Narva-Jõesuu linna noortekeskus, mis hakkab edaspidi töötama tavarežiimis. Ja tänase
videopöördumise lõpus soovin veel täiendavalt rääkida ka parkimisest siin Narva-Jõesuu linna keskuse territooriumil, et alates maikuu algusest on siis meil linnas kehtiv tasuline parkimine ja nii nagu tavaliselt kõik linnas registreeritud inimesed, kõik autoomanikud saavad endale vormistada tasuta parkimise, kõik ülejäänud inimesed, kes elavad teistes omavalitsustes, nende jaoks parkimine on tasuline ja täpne info parkimise kohta on toodud meie linna koduleheküljel ning täiendavate küsimuste korral te võite pöörduda ka meie korrakaitse spetsialisti poole, kelle kontaktid on samuti parkimise all linna koduleheküljel toodud. Tänan teid kuulamast ja järgmise korrale hoidke ennast. Tugevat tervist teile kõigile!